6. käik. Vrum, kallid rallisõbrad. 6. käik alustab oma Portugali ralli saadete maratoni stuudios Gunnar Leheste ja Roland Poom. Tervist! Tere lõunat! Pole ammu nii varakult siin olnud ja kui ma tavaliselt satun siia ööpimeduses, ühtegi inimest siin Delfis ei ole, siis praegu maja rahvast täis. Nagu murdu. No näed, sundisin Rolandi trepist tulema seekord ja kohe on energia hoopis teine. Mul on selline energia sees, et alustame. Kusjuures kohe alguses, kas sa kuulasid meie eelmise podcasti pühapäevast saadet, kus Eigo tegi seda rünn ise häälega, ta ei osanud panna vist puldist pilli. Ei kuulanud? No, ei pannud tähele. See oli päris hea, mitu korda kuulasin üle. See oli naljakas. Kes veel ei ole kuulanud, kuulake meie eelmise ralli viimane saade ära. Päris pull. Ei, Portugali ralli nädal on, või üldse ralli nädal on Delfis tore. Meil klikomeeter on jälle laes. No peab olema, Portugali ralli on põhimõtteliselt eestlaste koduralli minu meelest, mulle tundub, et läbi aegade on see üks kruusaralli, kuhu kõik lähevad MM-debüüti tegema. Ja kahjuks ise ei ole üks nendest olnud. Sa pole veel saanud proovida? Ma olen seal reket teinud, aga kiirautoga pole sõita antud niimoodi, nagu Urmo andis ühele ajakirjanikule siin oma auto. Me jõuame sellest rääkida või? Et mulle seda pole veel antud, jah. No aga podcastides on ikkagi kombeks lobajuttu ka ajada, aga me räägime lobajuttu sellel tasemel, et mis on siis vahepealse ajaga ralliga seoses toimunud ja tehtud? Alusta sina. Ralliga seoses toimunud ja tehtud või? Sponsorite uksed on auguliseks kraabitud. Ma ei tea, kas päris niimoodi. Sa nüüd mõtled minu vaatepunktist siis, jah? No minu vaatepunktist on asi, oli rootsilisem alguses tuhinaga peale minnes. Ja ühel hetkel selgus, et Eesti majandus on ikka vist keerulises kohas ja nii lihtsalt see ei lähe, nagu ma arvasin. Vaat ei julge täna midagi välja öelda, et midagi meil on mõttes ja keegi on midagi nagu lubamas ka, aga sellest on natuke vähe hetkel. Ahah, et siin stardis ei näe kuskil. Ei, no ma ikka, kuule, nagu ma olen mitu korda just öeldud, et see rallisõit on nagu, keegi ütles, ma isegi mäleta, kes, et see pole haigus, vaid see on puue, et haigusest saad lahti, aga puudest ei saa lahti, et sellest ei saa lahti. Ja no, kuskil ma igal juhul olen, kas aasta 2 või 20 aasta pärast ma võin 70-sena ka kuskil tõmmata? Minul, ma ei tea, tundub, ma võidan jälle selle lahingu 1-0, sest mina käisin eile Rally Estonia radadel. Vaatasime üle Kambja katse, vaatasime üle Otepää katse, käisime servicepargis, tulevases servicepargis ja käisime ka Raadi katsel jalutamas ja hunnik videosid jälle ootavad siis tegemist. Kuidas olid katsed? Ei, fun oli. See uus Power Stage Kambja, ta on nüüd kokku pandud erinevatest katsetest, seal on ka midagi Raanitsast ja midagi ka eelmisest Kambjast, aga kui me oleme harjunud, et Leigol lõpeb see pull ära, siis Leigol alles saabub midway point, ütleme nii, et et Leigole jõudes olete alles poole peal ja siis on päris pulli nikerdamist sealt edasi, raske kohe edasi anda, mis seal täpsemalt tulemus on. Kumba pidi see Leigo osa seal on nii-öelda paremat kätt või vasakule poole kätt? Ikka paremat, nagu alati, jah. Aga seal on lõike küll, mis on näiteks Otepää katsel, mis see on see? Truuta. Yeah. Et Truuta on tagurpidi, ka päris pull. Seda alaküla hüpet ei ole, alaküla hüppest keeratakse, no isegi seda hüpet ei võeta, et keeratakse enne sealt paremale ja siis vasakult kätt on näha see hüpe. Selline tuleb pealtvaatamisala. Ja päris palju pealtvaatamisalasid on sellised, kust läbi metsa tehakse niisugune rada ja saab minna kõps järgmisele pealtvaatamisalale kohe. Väga mõistlik. Et vaatad ühes kohas mingi ports autosid ära, siis... Et ei pea vahepeal autoga liikuma minema, ma saan aru. Okay. Et terve päeva põhimõtteliselt. Väga lahe süsteem. Sisust ära kuskil seal metsas. Aga nägin ka neid jälgi, mis jättis TV3 reporter Kõiv vist oli ta perekonna nimi. Tervitused, müts maha väga vinge ja julge ettevõtmise eest. Ma arvan, et tänaseks on paljud rallisõbrad seda juba näinud. Tehti siis 4 ringi ja mõtlesin, et paneme 5. ka. Aga nagu Urmo seal pärast ütles, et tavast 5. ei panda. Ma just olen ausalt öeldes üllatunud, et kui ma vaatasin seda klippe, siis jõudis sinnamaani, kus siis see ajakirjanik seal ütles, et siis mõtlesime, et teeme 1 ringi veel, et
mitte kunagi, viimane ring tuleb alati jätta sõitmata, see on reegel testidel. Ei, noh jah, ütleme nii, et ei ole vist enam saladus, et ka meil ootab väike sõit ees, siin 22 juuni on üks väike sprint. Et kas ma julgust juurde sain? Kindlasti mitte. Ja tegelikult oli ju selles mõttes äge, et see tehti, sest ajakirjaniku nii-öelda piloodi koha peale ei pane mitte keegi põhimõtteliselt ju, no seda ei tehta ju. Et see oli üliäge ja et Urmo seal kõrval nagu ikkagi ilmselt ise pushis natuke, et lähme proovi maja peale ka panna, et see on lahe ja contenti ju tuli, selles mõttes ma arvan, rahval oli äge vaadata, et ilmselt pealkiri oli natuke üle paisutatud, ma mõtlesin, et no nüüd on nüüd see Jaris sinna metsa vahele jäigi, aga ei õnneks ei olnud häda midagi. Aga see oksahunnik või see palgihunnik, kuidas iganes seda nimetada, see vist koristatakse ralliaegselt ikkagi ära. Sest no päris paha ja koha peal ikkagi. No ütleme, kui Walesi rallit sõita, siis Walesi rallil on sellised palgihunnikud iga kurvi peale. Soomes ka, no? Jah, Soomes ka, et ilmselt professionaalsed sõitjad oskavad hinnata. Jaa, aga näitasin ka, või kutsusin ka naise teleka, et ta keeldus sellest. Ütles, et sina ei lähe. Ma pean su naisega kohtuma ja rääkima autospordi turvalisuse küljest, et ei ole midagi nii ohtlik. Jah, ja eriti mingi sprint. Jah, täpselt. Et kehalas näiteks kuskil. Ei ole hullu midagi. Ei, kõva ja emotsiooni sain ja edastan teilegi. Ilm on siuke, et kes selle tellis? Ilm on imelik ja kui meil see lobanurk praegu siin alguses on, siis eile käisin korra vanaema juures, andis seal mingid sibulaid ja asju, siis sain kohe täis koolituse, kuidas öökülma ees nüüd taimi hoida. Artikkel oli Delfis, et mustikaid tuleb mingi auruga või mingi heinapalli põlema, siis see suits enam-vähem nagu soojendab neid. Okei. No vägev, ma olen ka nüüd tark. Ma võin ka kasvuhoone endale koju pisti panna. Aga ei, no loodame, et 5.–7. juuli on vähe tummisem ilm. Loodame, et jaanipäev ilmselt on selline öökülmaga, aga pärast seda võiks soojaks minna. Jah. Siukest ilma pole veel olnud, et Jaagup Kreem saaks laulda juulikuus lumi on maas. Seda veel ei ole. Ta tegi kavalalt selle. Ma arvan, et ta tahtis kõigepealt juuni. Aga siis mõtlesin, et igaks juhuks. Juuni võib juhtuda. Aga räägime rallist ka ja meil tuleb 5. etapp Portugalis Thierry Neuville valitsemas seda hooaega siiamaani ja 6 punni on vahe Elvin Evansiga, ehk siis 86 ja 80. Adrien Formeau on ka seal 3. kohal 59 punktiga ja Ott Tänak 53. Tead, ei tahaks seda arvutust isegi teha. Jätame tegemata 86-59, sest 53, sest igal juhul on vaja nüüd võitma hakata. Õnneks on tulemas punktisüsteem alastab ja õnneks on tulemas rallid, kus tõenäoliselt Ott on suuteline ka nii-öelda üle olema nendest auto mingitest murekohtadest, mis teda häirivad. Kui me nüüd on selle sõna spetsiifilisega kõik, et Eigo siin lubas iga kord pitsi võtta, kui me ütleme sõna spetsiifiline, et see on õnneks läbi ja Eigo saab ka nüüd kaineks. Eigo kirjutab praegu väga spetsiifilist hoki MM-i eelvaadet. No talle ikka meeldib see sõna. Aga jaa, selles mõttes on hästi, et nüüd ju tuleb põhimõtteliselt kruusa hooaeg ja kindlasti see osa hooajast on Oti tugevus, nii et ma arvan, et siit hetkel me peame küll olema optimistlikud ja punkti vahe, mida me ei arvutanud, ei ole veel midagi väga katastroofilist, aga nagu Ott ise ka ütles, et tema nii-öelda need jokkerid on kasutatud, et kus ta, mis hooaja jooksul võib kasutada nii-öelda hüpoteetiliselt, et katkestada, siis need on tehtud ja rohkem teha ei tohi. Jaa, tulekul on siis Portugal, Itaalia, Poola, Läti, Soome ja siis jälle spetsiifilised rallid Kreeka, Tšiili, Euroopa ja Jaapan. Jah, täpselt nii ongi ja kui sa praegu juba mainisid Poolat ja Lätit, siis me peame ka kindlasti ära mainima Martin Šeski, kes siis debüteerib Rally 1 autoga uskumatul kombel kohe 2 rallil, mis oli minu jaoks üllatus, et me kõik juba siin teadsime natukene, et see toimub Lätis. Aga korralik pakett pandi kokku ja väga lahe on see, et WRC promootori toel ja FIA toel ka vist on ju, see siis toimub ja ma sain aru, et Martins ei jää ainukeseks, kes hakkab selliseid võimalusi saama, et Poolas siis ilma hübriidita ja
Lätis juba täispauk masinaga koos kõikide ässadega koos. Jaa, see esimene vist ilma hübriidita, mis siin asemele pannakse. Jah, see ju FIA võttis selle selleks aastaks vastu, et võib ilma hübriidita sõita, et tuua ikkagi pakkuda võimalust ka erasõitjatele, kellel see auto on, aga minu meelest see auto on ainult sertriidisel. aga igal juhul see võimalus on olemas ja nüüd FIA koos promootoriga katsetavad ära, kuidas see noorsõitja suurde maailma saatmine välja näeb. Vaatame Shakedowni hetkeseisu ka üle ja siis prooviks kõne teha Portugali, kus meil on seekord üllatus, Peep Pahv. Isiklikult. Peakski küsima, et millal viimati üldse sai nautida rallil käimist. Aga Tanis Ordo juhib seda siis 2 läbimise järel. Me näeme, et seal 3. läbimisel on jälle need 10, ehk siis vist tehakse vippsõitu kellelegi. Ja Ott Tänak on teisel kohal. Kas ma näen õigesti, et see vahe on 0,5 sekundit. Jah, 0,5. Sordoga. Ja Neville 3. tuleb sealt Sordole kaotust siis 0,9 või? Ja. Ühesõnaga... Matemaatikud koos siin. Jah, sa käskisid mul trepist üles tulla. Maita eksam tuleb 23. mai. Jah. Ütleks, ma jälle võtaks korraks selle esimese ringi lahti, kui me räägime sellest, siis ma ikkagi eelistaks rääkida sellest esimese ringi vaates. Nüüd mul jooksis kõik siin jutud kokku ja mingid valed asjad tulid. No siis on Rovanpera, Sordo, Katsuta. Jah, Rovanpera. No selles mõttes Rovanperaga ilmselt on lugu selline, et kes Rovanperat ei pane oma ennustuses esimeseks, siis jääb lootma mingitele, ma ei tea millele, et nii see on, aga Sordoga on küll lugu selline, et Sordosse ma oleks alati uskunud, et kui ta tuleb jälle neid ralli sõitma, siis ta hakkab võidu peale sõitma. Aga viimased korrad, kui ta on seda teinud, siis jälle nagu, võtame eelmise aasta näitel, et see ei olnud nagu päris see Sordo enam, kes siin varem olnud on. Et Sordo on minu jaoks selline päris küsitav sõita, et kui me seda ennustust pärast tegema hakkame, et kus ta võiks üldse platseeruda. Jaa, no Katsuta puhul mainime ära, et ma ei tea, ma hakkasin kuulama siin erinevaid podcast'e välismaiseid ja kuskilt tuleb julm Katsuta haip, et nüüd hakkab vend panema ja see on tema ralli. Oho. Ja et põhimõtteliselt võidab ära selle asjana. Kohe niimoodi või? No minul on pigem kuidagi see, et Katsuta nagu ääri-veeri mahub top 5. No ta on siin 2 korda 4 olnud varasematel aastatel. No eelmine aasta vist läks ta nihu, sest siin kirjas on 33. koht ja siis on 22 on 4 ja 21 ka 4. Aga ma ei kujuta ette, mille pealt see haip tuleb. Ei, ausalt öeldes ma olen ise ka praegu natuke sõnatu, kui seda ütled, sest võtame lihtsalt nagu, mis seisus meil on, mis seisud on. Tagant tulevad Rovanpera, Ožeeril väga hea stardikoht, Evans, tähendab Evansil ei ole hea stardikoht, Otil on hea stardikoht, Sordol on hea stardikoht, meil on juba 5 meest, kes tulevad väga okei stardikohaga. No, ütleme Katsuta ka seal juba nagu päris okei. Aga, no ma ei tea. Meil on tegelikult ju, ma arvan ongi, kui me ilmselt hakkame poodiumi, mõtleme seda, keda me võiksime poodiumile panna. Rovanpera, Sordo, Ott, Neville, Evans, Ožeer, 6 meest. Et Katsuta nagu, kas ta suudab, selles mõttes kiiruse poolest, ma usun, et ta võib sõita seal kohati neid top 3 aegas ja me näeme, et ta suudab mingid päevad ka siin nagu esikoha konkurentsis sõita, noh, jälle see probleem, et kas see kogu pakett siin nädalavahetuse jooksul kokku panna, no ütleme, minul hetkel seda usku liiga palju ei ole, aga ma loodan, et Katsuta nagu võiks tema usku pöörata. Ja siis teine narratiiv on see, mida ka WRC.comi vahendusel vist sai lugeda, et või oli see Dirtfishist, ma ei mäleta, et Hyundai boss ütles, et no meil tuleb väga tugev nädalavahetus, aga ma vaataks konkurentide line-upi. Tõstasin sama et jah, Neville ja siis stardib veel esimesena, et reedene päev on niikuinii Neville'il nagu väga keeruline. No ütleme siis ära, kes veel pole aru saanud, meil on tagasi poolikut hooaega tegevad Kalle Rovanpera ja Sebastien Ogier ja lisaks veel tavapärased Toyota mehed Elvin Evans ja Katsuta, et Hyundai'l tuleb tegemist, et üldse nagu poodiumile mahtuda. Täpselt, tahtsingi selline jõuda, et ma nagu hakata siin seda ennustust tegema, siis see Hyundai kuidagi hästi ei taha ära mahtuda, et ääri-veeri mahub ta sinna ettepoole ära. Et Toyota Jari-Mati Latvala Toyota pealik ütles, et siin nad panevad kõik mängu, mis võtta on, et see on koht, kus nad peavad võtma maksimumi ja ma arvan, et selle line-upiga ei ole seda nagu keeruline teha, võtta maksimumi, et üks katkeb ära, siis 2 väga kõva meest on veel tugemas kuskilt ja
kui Katsutat ka haibitakse, siis ta ka kuskil on nii-öelda turvalises positsioonis ilmselt mingid punkte võtmas. Aga Hyundai koha pealt, Sordo, me ilmselt ei oska Sordoga mingit suurt arvamust praegu teha, et ta võib heal peal võita selle ralli vabalt, aga kas need head päevad on tal alles veel? Minu jaoks on see küsimus. Ja teisalt siis Otti ma usun, aga Neville'i, kes stardib esimesena, ma arvan, et see reedene kaotus võib tulla päris karm. Tuletame meelde, et eelmine aasta, reedene päev oli vist 3 katsega, nii-öelda 3 kaupa katsed ja need päeva lõpuks olid rehvid täiesti otsas. Mitte midagi polnud järgi seal rehve, siis sel aastal on veel 1 katse lisatud. Nii et see saab olema päris raske. Aga kuuleme, kas me üldse kõigepealt saame Peebu kätte ja mis ta meile siis kõneleb. No nii, meil on telefoniühendus Portugaliga. Peep Pahv, räägi, kus oled, kust tuled, kuhu lähed? Kuule, just tulin testikatselt, jõudsin meediakeskusesse, kus umbes 40 minuti pärast algab siis siuke sõitjatega rääkimise sessioon, et saab siis Ott Tänakuga teha väikese intervjuu. Kuidas ilm on? Ilm on meie mõistes või eestlaste mõistes suvine. Eile oli päeval 25-26 kraadi, kiiruskatsetega tutvumas ja vaatamas pildistamiskohti. Täna hommikul oli küll suhteliselt jahe. 15-16, aga ütleme, Põhjamaa mehena tuli mina välja lühikspükstes ja lühikse arvutega särgid. Ja testikatsel kohalikud inimesed olid paksus jopes, aga minu jaoks on täitsa okei. Ja nüüd on juba umbes 20 kraadi, natuke pilved ja päeva peale läheb soojemaks. Nii et see on ikkagi meie mõistes täielik südasuvi. Sa oleksid võinud EOK-lt küsida kohe testimiseks selle kurikuulsa Texa vormi ja ära testida, kuidas on 25 kraadiga. No jah, oleks võinud tõesti, aga Texa vormi pole häda midagi. Ma ütlesin, et see on täpselt niisugune, nagu me ühine sõber Jaan kirjutas, et nagu 80 kooli vorm, mina olen sellega käinud. Täitsa tipp-top näeb välja, mis pole häda midagi. Las sportlased olla selles. No aga mis mulje siis testikatse jättis? On rahvast nagu murdu või võiks olla rohkem ja kui palju eestlasi paistab? No testikatse on siin, ma olen 7. korda vist Portugali rallil, kui ma siin eile korra mõtlesin. Ja testikatse on ikka üks ja sama, mis lõpeb seal veel rallikrossi rajal keerutamisega. Seal on alati rahvast palju, aga see aasta rahvast oli ikkagi palju, aga mulle tundus nagu, et sinna ligipääs oli kuidagi lihtsam ja võib-olla sellist suurt massi ikkagi ei olnud võrreldes siin varasemate aastatega. Aga ma ei tea, ma alati mõtlen, et miks seda testikatse inimesed vaatavad, et see on niisama sõitmine, et seal võistlusmomenti ei ole, aga ju see inimestele meeldib. Eesti fänne ausalt öeldes näinud veel ei ole. Seal testikatsel ka ei hakanud kuskil ühtegi Eesti lippu silma ega mitte midagi, just vaatasingi seal sellise pilguga ringi, et kas on mingeid eestlasi näha, aga ei olnud. Ja seal on tribüünidega ka, et ega seal väga palju niisama ringi jalutada ei saa, aga lippe poolt näha ja mulle ühtegi eestikeelset juttu kuskil kõrva ka ei sattunud, aga eile ka, et me sai siin rallikeskuses ringi jalutatud, aga siin tavainimesi kolmapäeviti veel kohal ei ole ka, et ma usun, et kindlasti eestlasi tuleb, aga eks need on täna homme siis, ütleme täna õhtu, kui läheb ralli lahti ja siis homme juba rajääred näha. Mis ootustega üldse Portugali läksid, et mis sealt näppude vahele võiks jääda? No ootused kahtlemata ümara suured, et tegelikult Ott Tänakul Portugali ralli esiteks talle meeldib, see teiseks see sobib talle, ta on siin korra võitnud, tõsi, see on tal ka ainus poodium siiamaani, aga samas ta mitmel aastal olnud siin liidri kohal ja liidri kohalt pidanud probleemide tõttu katkestama, et ma arvan, et see peaks olema nüüd see koht selles hooajas ka, kus Ott, ütleme, saab sükst oma uut tõusu alustada, et Hyundai'ga ta ei ole veel sel hooajal poodiumilegi jõudnud ühelgi rallil, et siin see võiks iseenesest juhtuda, kuigi konkurents on siin võib-olla kõvem kui ühelgi teisel selle hooaja rallil, et on ju Sébastien Ogier ja Kalle Rompera mõlemad stardis ja mõlemad esimesel päeval ka natuke paremal stardipositsioonil, ehk siis Tänaku selja taga, aga ma usun, et Tänak on siin kiire ja peaks tulema väga vägev ralli.
Millal sa üldse viimati MM-rallil käisid, et päris pikk paus on olnud või? Päris pikk paus, just eile vestlesin siin FIA selle ralli meediabossi Veeraga ja ta küsis ka, et kuule, millal sa üldse viimati olid? Ma ütlesin, et Soome rallil, et nüüd on juba 9 kuud on möödas, et vahepeal tuli tegelikult asi muude asjadega, aga siin ikka mõned ajakirjanikud on kursid, millega ma vahepeal tegelen, uuriti, kuidas korvpalli hooaeg läks ja nii edasi. Arutasime, kas korvpall on parem mäng kui jalgpall ja muid sellised küsimusi. No aga reklaami ka, mida me sinult sel nädalal ootame, oled koos Margusega seal? Oleme koos Margusega, jaa, et esimesed pildid testikatsid peaks olema juba testiska üleval ja nüüd peaks tulema siis kohe varsti Tänaku intervjuu ja siis liigub kogu ralli karavan Coimbra poole, kus on siis pidulik see rallistart ja sealt veel edasi ühes väikses mereärses linnakus, mille nimi mul praegu moment meelde ei tule, on siis esimene kiiruskatse ja sealt minnakse ööseks Coimbrasse tagasi ja homme siis terve päev ja sõidetakse tegelikult ilma hoolduspausita sealt Coimbrasse ja Porto poole neid kiiruskatseid, et proovime olla seal koha peal ja teha kindlasti õhtul sealt esimese kiiruskatse juurest ja piduliku stardi juurest ka mingeid ühikuid ja formaate, et otsida siit eestlasi ja otsida mingeid huvitavaid detaile ja siin paar loo plaani on ka, mida ei tahaks enda nagu ära ütelda, kui need on teoks saanud. Kuule, aga äge, jääme ootele ja tooge siis võit koju või vähemalt nii palju punkte, et teistel ei ole. No, proovime ära teha. Jaa, jõudu. Olgu, jõudu. Nii siis Peebult, et ega see, kui hoolduspausi pole, siis ongi hea. Saab ilma süütundeta rallit vaadata otse raja äärest. Ei pea muretsema, et mingi lõunane intervjuu või mingi asi jääb tegemata. Jaa, selles vaates küll, aga Portugali ralli on selline, kus tervet päeva läbida ilma hoolduspausita. Okei, hoolduspausita veel, aga remote service'eta on suht keeruline ja võib-olla nagu võib hakata mingid probleeme tekkima, et me tegelikult oleme näinud küll siin rallidel, kus vahepeal nagu oleks mingit abikätt vaja, siis tegelikult tahaks ikkagi näha, või see on nagu nii väike asi, mida tegelikult juurde teha, on see tire fitting zone, ehk siis rehvi vahetustsoon, mis siis on katsete vahel, et teha sellest remote service. See tähendaks tegelikult seda, et kõik jupid, mis on autos kaasas, neid võib kasutada, aga lihtsalt mingi mehaanik 2 on per auto nagu abis. Et lihtsalt nagu puhtalt sellepärast, et Portugali ralli iseenesest juba on ikkagi selline veidi keerulisem ralli, kus auto saab natukene ka võib viga saada, siis see hoiaks võib-olla lihtsalt seda ära, et meil mingid rumalaid katkestamisi tuleks, et seda väga näha ei tahaks, nii et jah, selles osas ma natukene olen eriarvamusel korraldajatega, et kas see võiks olla tire fitting zone või remote service, et pigem remote service. Jaa, võiks ju üldse olla service iga katse järel. No ma ei tea, kas nüüd see võiks olla, aga vahepeal võiks natuke nokitseda, et kui meil neid autosid niigi vähe läks, siis ju võiks anda panus, et vähesedki ralli lõpuni tuleks. Rääkides veel narratiividest, mida välismaa meedia krutib, siis üles on visatud küsimus, et kui me need uued reeglid peaks saama ja need lähevad nii, nagu me siiamaani teame, et nad võiksid minna, siis kas Kallel üldse jätkub motti tulla tagasi täishooajaks, et sellepärast muretsetakse hetkel kõige rohkem. Sa nüüd räägid hübriidi kaotamisest on ju, ja aero vähendamine ja kõik muu. See on väga nagu huvitav punkt tegelikult, mis ühelt poolt saan aru sellest, et seda võiks teha. Teisalt ma mõistan seda, et see on nagu üks kuradima loll otsus. Et tegelikult see on nagu nii kahe otsaga asi ja ma arvan, et täna ma pooldan võib-olla isegi rohkem seda, et seda ei tuleks nagu ka meeskonnad, kuigi ma arvan, et ma varasemalt mõnes saates olen öelnud, ma pigem pooldan. Siis jaa, sõitjate Elfin Evans on ju üks sõitja, kes on testinud seda nii-öelda FIA poolt
mõeldud arendust, ehk siis Toyota ju võttis ära hübriidseade, sulges mingid õhuvõtud, värgid-särgid, pani väiksema aero ja Elfini kommentaar oli, et no see pole mingi auto, et põhimõtteliselt see kommentaar oli midagi sellist, et kui plaan on lihtsalt sellega ralli algusest lõpuni sõita, et siis on okei, aga nagu midagi rohkemat sellel ei ole, et see on väga halb. Et see kontseptsioon ei toimi ja Elfin Evansi, ma nagu usun seda, et see ei toimi, sest insenerid on sõna võtnud ja öelnud, et ikkagi see auto, mis praegu on ehitatud nende tingimuste järgi ja see ei saa võtta sellist otsust vastu, et me lihtsalt muudame aero ära ja võtame hübriidi välja ja lähme sõitma, et see tähendab ikka täielikult uut autoarendust, mille jaoks aega ei ole enam. Et kõike seda arvestades need muudatused ei saa tulla ja ma arvan, et hetkel isegi see võimalus, et see tuleb, on olematu, sest kõik on nii vastu sellele ja FIA ei saa sellist otsust vastu võtta, kui meil on 3 meeskonda, kes ütlevad kõik, et põhimõtteliselt nad ei ole nõus sõitma nende tingimustega. Kuskil olid siis Kalle tsitaadid ka, et tema ka ei saa aru, et praegune auto on ju super hea, et oleme mitu aastat siia panustanud, et need autod oleks kiired, vastupidavad, usaldusväärsed ja tundub, et hetkel nagu on ka, et selliseid lapsevigu nagu liiga palju enam ei tule ette, mingid kojamehed ja mingid ootamatud purunemised. Tegelikult ju me võime öelda, et need tänased autod on ju väga-väga heaks saadud. Need on väga võrdsed, mis on minu meelest kõige tähtsam. Ja nad on väga vastupidavad. Ja see võrdsuse aspekt on minu meelest kõige tähtsam hetkel. Et tulla uute tingimustega, see teeb oluliselt kui FIA ütleb täna, et teeme uued reeglid, siis kes siit võidab? Tõenäoliselt M-Sport siit enam ei võida. M-Sport vajab alati nagu, me teame seda, et varasemalt on M-Sport võitud, kui tulevad uued tingimused, on ju. Sest nad võib-olla suudavad kõige kiiremini oma väikse meeskonnaga reageerida ja hakata testima, aga seda aega ei ole esiteks ja teisalt see vajab ikkagi palju raha ja järsku võtta selline otsus vastu, siis see teeb ainult olukorra ebavõrdsemaks, nagu oli nende autodega alguses. Et minu meelest, ma olen nõus selles mõttes, et mida Rovanper ütles, et need on praegu ideaalsed ja me peaksime ikkagi ootama, mis see aasta oli, kus peakski tulema uus 2027 või? Äkki oli? Et meil ei ole mõtet siia vahele mingit muudatust tegema hakata tegelikult. Et anname meeskondadele aega, sest see annab ikkagi selle konkurentsivõimelise aspekti kõigile. Praegu lihtsalt tõenäoliselt Toyota suudaks võib-olla, ma ei tea, kõige rohkem panustada sellesse ja teha mingi asi ikkagi kähku valmis, nad on ka testinud seda juba põhimõtteliselt, ainu. Et see pilt läheks võib-olla selliseks, vähe halvaks. Jaa, ma arvan, et seda juttu me saame siin kuni juulikuuni veel jahuda, sest seda hoiavad üleval ka sõitjad ise oma intervjuudes. Aga kui veel stardinimekirjale otsa vaadata, siis no põnevust on, sellepärast, et üks endine WRC mees on ka tagasi. On WRC 2 klassis mees, kes siis sõidab Portugali meistrivõistlusi päris agaralt ja tublisti. Ja nimeks on tal, kui mäletate, sellist meest nagu Chris Meek. Jaa. Hyundai särk on seljas, andis seal rekkel intervjuusid. Ise ütleb, et väga kõrget kohta ärge minult lootke WRC 2, aga see on niisugune jutt. Chris Meek, viimane Portugali kohalik etapp. Kohal olid ka ju ikkagi MM-sõitjad, aktiivsed MM-sõitjad siis WRC 2 ja kõik said korralikult. Et ma nüüd sellise Rally Terrast Abo Preira. See samune see oligi. Ja sai siis Pierre Loubet, Johan Rossel, Bulgaaria rahvuskangelane ja siis on keegi Josh McErlen. Võib-olla kõige parem võrdlus ongi selle bulgaarlasega, et tema on ikkagi kruusa peal, ma arvan, väga üks kiiremaid mehi WRC 2 ja Chris Meek näitas tagatulesid viisakalt, et selles mõttes ma arvan, Chris tegelikult peaks nagu suutma küll siin mingi korraliku tulemuse kokku ormistada, et eks ole näha, igal juhul saab põnev olema jälgida seda, sest minu meelest WRC 2 on 36 ekipaaži, kui ma praegu peast õigesti mäletan, umbes suurusjärk seal augus oli, et see andmine saab olema päris võimas. Jaa, selle bulgaarlasega on see lugu, et Rally Estonial, kui need katsed läbi sõitsime, siis vastavalt, kes roolis oli, kas Urmo või Urmas. No iga teine jutt, et see hüppe siin, see kurv kannab Bulgaaria rahvuskangelase nime, sest on tal ikkagi juhtunud aegade jooksul. No mina alustasin põhimõtteliselt temaga koos sõitmist suht ühel ajal.
ja siis oli alati teada, et kui ma vaatasin, et 37 registreerunud on WRC2-s. Kui ma vaatasin, et tema oli nagu startlistis, siis tema võis nagu koheselt maha kirjutada, et ma teadsin tema konkurentsi, mulle ei paku, et ta lõpetab kuskil puude vahel ja nii ka alati oli, et aga igal juhul kiireks ta sai. Aga WRC2-s on meil ka omad huvid mängus Georg Linnamäe näol, kes siis Horvaatias pidi mehaanilise rekki tõttu katkestama, Rootsis oli 3. WRC2-s ja Lapland ralli, mis ei olnud siis MM-ralli seal 5. Aga liiga palju kogemust ei ole sel aastal. Jaa, aga Toyotaga Rootsis, ehk siis selline nii-öelda meelispinnase peal, ütleme niimoodi, oli ikkagi vägev tulemus ja vägev tulemus selles mõttes, et see ei olnud lihtsalt saadud 3. koht, vaid see oli ikkagi kõvasti võideldud ja see oli peaaegu 2. koht. Et seal oli, tempo oli kõva ja siit, ma arvan, Portugali edasi tulles, tal vist ei ole Portugalis midagi head veel vormistatud, aga ta on alati näidanud väga head kiirust. Kas Shakedownis on ta aeg olemas või? Jaa, ta lõpuks tuli, aga Shakedown ja meil näitab ta siin WRC2 arvestuses 15 alles. No siis esimene ring vaata midagi juhtunud, ei ole. Aga ta ongi ühe ringi teinud ainult. 3.042. Greensmith 2.57 ja 7 parima aega. Me ei ole parima aeg, aga vaatame. Me ei tea, mis põhjused seal on. Ma just tahtsin tegelikult selle Shakedowni aega jõuda sinnamaani, et varem ta oli see, et Shakedownil näitas juba niimoodi tempot, et ralli ajal siis ta võttis maha. Et mul usk on, et sealt võib midagi tulla ja kui me jälle iga kord ikkagi mõtleme, kus ta siis olla võiks, siis top 10 kindlasti, aga ma arvan, et siit ta suudab ka midagi vägevamat ära vormistada, kuigi tõesti konkurents on mega ja kui me vaatame, et kui top 5 jõuda, siis peab edastama Greensmithi, Solbergi, Bajarit, Sunnineni, Lube. No seal on kõvad nimed ees, aga ma arvan, et Rootsis ta sõitis nende kõigiga võidu. Selles mõttes, et ma usun, et see top 5 ei oleks selle pealt midagi võimatut. Vaatame Linnamäe eelmisi Portugali rallisid ka. 2023 superralli süsteem ja 26 oma klassis. 22 mehaaniline. 2019 oli ta siin Peugeot 208-ga, eks? Ja, tal ei ole vormistatud sealt selles mõttes midagi, aga alati tempo on olemas olnud, et eks tal on ebaõnne seal palju olnud ja ise natukene võib-olla seal kuhugi võssi sõitnud, aga ma arvan, et kui me vaatame ka näiteks puhtalt seda Rootsit ja seda Arktikut ja tegelikult ka viimast rallit, mis oli Horvaatia, ja et tegelikult ta tuli ikkagi nagu see katkestamine, seal oli käiguhoovastik äkki võis olla, et see kasvamine on olnud väga kõva ja ma usun, et nagu täna ta on seal maal, kus ta suudab tulemusi ära vormistada ka tempoga, nii et selles mõttes saab olema väga põnev jälgida. No üks uudis meie madalamate klasside meestest tuli veel siin mõned päevad tagasi, kui avalikustati Sardiinia ralli stardinimekiri ja teeb siis oma hooaja avapaugu lõpuks Robert Virves. No vägev, ma olen oodanud seda kaua. Õnnetu saatusega mees. Ma olen seda väga kaua oodanud ja see andis natukene lootus, sest eks need Saaremaa mehed alle sellised tagasihoidlikud ja räägivad võib-olla vähe ja ega siin ka mingit avalikku sellist mingit PR-postitust kuskilt ei tulnud enne tema poolt. Et tuleb Sardiinia ja loodetavasti tuleb sinna ka järgi, et ikkagi mingisugune poolik hooaeg tuleb kokku, ma saan aru. Ma arvan, kui ta teeb juba seal kuskil, suudab mingi 4 rallit kokku vormistada, on see juba ülimalt kõva saavutus, sest see 4 rallit tähendab juba ikkagi väga-väga suurt eelarvet, nii et selles mõttes annab nagu lootust, et seal ikkagi on midagi olemas ja tegelikult isegi kui see 4 rallit olemas on, siis ma arvan, et me oleme rääkinud sellest ka siin mingites saadetes, et siis tuleb näidata kiirust. Lihtsalt näita oma sellist robustselt kiirust ja et sa ajad silma. Et ma arvan, et see on üks asi, mida nende üksikute rallidega kuskil peaks tegema, kui neid liiga palju ei ole. Ja, aga auto on Škoda Fabia. Väga õige otsus. Kaardilugeja Alex Lesk. Vana ja kooslus. Nad on ju sõitnud koos ka. Aga
ma arvan, et Škoda valik oli ainuõige valik, et ilmselgelt Toyotat ta endale ei saanud, sest kõik autod on ilmselt hõivatud ja sealt järgmine valik ongi ju, ma arvan, võrdväärne valik tegelikult Škoda, et ma saan aru, et see ongi see kõige uuem mudel Škodast, nii et kindlasti konkurentsivõimeline auto ja ma arvan, et ta saab nagu väga selles mõttes nautida, et eelmine aasta Fordiga oli kindlasti paras piin tulla neid läbi, et me oleme näinud kogu aeg, kui ikkagi Fordiga poodiumile tahad jõuda, siis sa pead olema ikkagi põhimõtteliselt nagu tippklassi mees. Et kui Formaux suutis siin poodiumile sõita Fordiga ja võite võtta, et me näeme täna, kus Formaux on, et seal on sellist taset vaja, et Fordiga kuhugi jõuda, et Škoda kindlasti natukene halastab, et vähe kiirem, etampill. No enne kui me ennustuste juurde lähme, ma tahaks ühest uudist veel rääkida, see on see, kus Neville avaldas nördimust, et tema stardib esimesena, aga sisuliselt ikkagi põhikonkurendid nimega Ogier ja Romampera saavad siis tänu sellele, et nad pooliku hooaja teevad alustada parimatelt kohtadelt, et mida sellest kiunust arvata, kas me peaksime tundma kaasa Neville'ile, pakkuma mingeid muid lahendusi, kuidas see stardi järjekorda sättida või mis sa arvad? Üldiselt ma ei teagi, selles mõttes, et seal ei ole midagi otseselt nagu vinguda, selles mõttes, et isegi kui Romampera võtab siit maksimumi, siis täit hooaega ta ei sõida, Neville'i ainus eesmärk on tiitel võtta, Romampera ei ohusta teda kuidagi, samamoodi Ogier ei ohusta teda kuidagi. Aga ma saan aru, ralli võidu peale tahaks ikka sõita, et eks me oleme seda rääkinud siin jälle nii palju, et kas see võiks olla nagu ikkagi shakedowni põhjal kohtade valimine. Ma arvan, et seda võiks proovida kas või üks hooaeg, kuidas see toimib, et kui ei toimi, alati saab vana juurde tagasi tulla, aga minu meelest ERC puhul on seda shakedown isegi võib-olla kohati ägedam vaadata, kui kvalifikatsiooni-katse on selline. Just kvalifikatsiooni on kohati ägedam vaadata. Seal ei ole ka valimist, vaid seal pannakse selle aja, mis sõidad, see annab sulle vist stardikoha või? Ei, tegelikult ikkagi koha järgi, et mis aja või mis koha sa siis kvalifikatsioonil saad, sellel kui sa oled kõige kiirem, siis sa saad esimesena minna valima. Aga sa võid ka valida... valimine see aasta või? See aasta midagi muudetud või? Minu meelest ei ole. Ma nagu kuulsin seal Rally Estonia radadel mingit teist juttu. Jaa. Ma ei olegi ausalt see aasta ERC-d jälgid, nii et see, kusjuures alles eelmine nädalavahetus oli Kanaaride ralli. Nii, Dirtfitsi uudis kvalifikatsiooni katseta modifitseeritud okay. Ja kui ma nüüd kiiresti siin fastest drivers from shakedown bla 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 ja parim aeg tõlkeprotsess käib praegu Gunnari peas. Nii kiiret väga ei saagi. Vaatame, äkki saate lõpuks rallin välja. Ühesõnaga, kui see on ümber tõstetud, siis ma olen natuke üllatunud. Minu meelest see toimis selles mõttes lahedalt, et seda oli põnev jälgida ja see andis ikkagi nagu mingisuguse ägeda põnevuse veel isegi. Ei, ikka ei saa valida. Asfaltil annab parim aeg esimese koha ja sellel kruusal siis tõstetakse ümber või? Tõstetakse ümber, et tagumine. Mitte päris tagumine, tõstetakse? Seda pole öeldud. Okei, et kas on top 10, top 15? Top 10, jah. No jah, ma isegi ei oska midagi öelda, sest minu meelest see vana süsteem seal kuidagi oli päris huvitav jälgida. Ja minu meelest kohe esimese ägeda asjana tuleb meelde Liepaja, kus tegelikult Georg Linnamäe tegi seal sellise pulli, et taheti ju startida, mida tagantpoolt startid kruusarallil, seda parem on ju, kõik seal startisid 10-9-8, kuna Georgil läks kvalifikatsioonigatse tuksi, siis tal oli valida, kas ma ei mäleta, kas teine, kolmas või esimene. Ja ta läks siis riski peale, et kas startida esimesena või kolmandana. Kolmandana on ilmselgelt parem startida, on ju. Ja ta otsustas, et mis seal ikka, ta võtab pole position ja stardib esimesena. Millega ta võitis oluliselt, sest see oli nii tolmune ralli ja küll tal oli pidamine oluliselt kehvem, kui tulla teise või kolmandana, aga ta ei olnud tolmus. Ehk tegelikult ta võitis selle oluliselt, et see andis mingitel rallidel nagu ägeda sellise nüansi juurde ka strateegiateks, mis kohalt siis startida, kui sul see võimalus on valida. Aga teeme nüüd predictionsi ära. Aega on 21 tundi, 23 minutit ja 34 sekundit. Ja see tiksub, kuigi see on nagu üllatav, sest tegelikult hakkab ju ralli täna õhtul pihta. Kuidas nad juba siis avavad?
kusjuures ma olen seda ka varem tähele pannud, et mingi pärast esimest katset veel saab teha. WRCfun.com ja tulge siis 6. käik liigasse. Veel pole hilja liituda. Ja kindlasti mitte, alles 5. ju. Ja Gunnar üldse jättis ühe ralli vahele. Jah, minust ikka mööda saate. No kelle me võitjaks paneme? No Kalle Roompere paneme mina võitjaks. Ja nagu ma enne ka mainisin, et kui Kallet ei pane, siis on nagu see tundub lihtsalt kõige loogilisem ja et ta tuleb ja võidab. No ja mina usun Ott Tänaku teise kohta. Mina usun Ožeeri teise kohta. Aha. Paneme natuke teistmoodi. Ja lihtsalt ka, ma arvan, stardipositsioon, aga ka ma arvan kombinatsioon siis sellisest okei, Ožeeri kohta pole üldse mõtet midagi ütlema, kui ta läheb, siis ta läheb ikka võitma ja kui ta ei võida, siis ta on pahane, et ma arvan, see kogu meeskonna võib-olla power on ka praegu üle, et me lähme ja teeme, et panen Ožeeri teiseks. Minul on 3. Ožee ja 4. on mul Sordo. Suht sarnane, mina paneks 3. Tänaku ja 4. tahtsin ka panna Sordo, aga ma teen sellise trikki, et ma panen tegelikult Neville'i. Ma panen Neville'i 4. Mul on 5. Neville. Aga nüüd tekibki koht, kus minul ei mahu enam Sordo kuhugi, sest ma tahtsin panna 5. Katsuta hoopis. Toho. Ma mõtlesin, et kui haibitakse, äkki see 5. toob ära ikkagi. Äkki toob. Aga natuke palju läheb siis neid Toyota siia top 5 siis. Tänak Neville. No aga paneme. No kelle ma panen? Ütle mulle. Tead, kelle ma paneks äkki või? Kas Greensmith? Ma ikkagi ei saa M-sporti jätta, ma panen Formaa. No pane. Ka tubli poiss on. Jaa. Mina olen 454. kohal. Kuidas sul läheb? Vaata, otsi mind, ma isegi ei tea. Roland. 74. No, palju meid on? Issand jumal. Seda ei tea. Mis saavad küsimust taha? 596. No, esimeses 100. Viimasel kohal on Hanna-Kristiina, kellel on kõik ennustused tegemata jäänud. No, siin on terve viimane leht on selline, et pole midagi tehtud. No vähemalt on liitutud ja siis jäi asi pooleli, aga kõik, kes te olete liitunud ja ühtegi tulge ikka pardale, jah. Pange ikka üks ennustus kirja. Jah. Aga vaatame ajakavale ka otsa. Mis meil siis täna õhtul hakkame pihta. Saate Eurovisiooni kõrvale mõnusalt vaadata, ma arvan. Sa vaatasid Eurovisiooni eel? No kus ma vaatan? Lõpeta ära, see on kell 10. Sama, mul on... Kell 10. Kui räägitakse, et see on mingid prime time'il, siis kelle prime time'il? Mingi Londoni ja Portugali prime time'il? Vist küll, jah. Pereinimene magab juba kell 11. No muidugi, Meil on kell 6 on juba äratus, ma pean kõps juba 9 tööl olema. Et kus ma siis vaatan? Lõpeta nalja teete. Mul oli sama probleem, et mina seda ei vaadanud ja tegelikult ma panin järelvaatamisest käima. Aga ma pean ütlema, et mu kadunud vanaisa ilmselt nagu tahaks kohe ära minna, kui ta praegu veel oleks elus, kui ta näeks seda Eurovisiooni. Sest ta oli suur Eurovisiooni fänn ja ta ütles mulle kogu aeg, et no kurat laulavad inglis keeles ja et neil võiks olla ikkagi igal ühel oma rahvusriided seljas ja laulda oma keeles, et siis oleks nagu vägev. Ja siis, kui ma vaatasin järelvaatamist natukene ja siis Soome tuli ja mingid tulid veel, siis ma olin nagu vanaisa, sa oled paremas kohas. Meil on ju väga rahvuslik laul. Ei, ma vaatasin tegelikult jalgpalli eile esimest poolega, siis vajusin ära. Ja üleeile oli siis Eurovisioon, aga täna siis meie poisid tantsivad seal. Jaa, vaatame Eesti poisid ikka üle, ma arvan. Aga enne me jõuate ikkagi ära vaadata esimese katse, 2,94 kilomeetrit ja Figueira da Foz on selle katse nimi. Ja homme kell 10 hakkab päris rallipäev pihta ja homme päris hiliseks jääb meie õhtune podcast kuskil 8 paiku. Kogunume siin samas ja laupäev umbes sama rütmiga läheb seal edasi neljapäev või viimasel päeval ainult 4 katset. Päris põnev, sest pühapäeval ju oma ette ralli mõnes mõttes. Mitu kilomeetrit pühapäeva jääb üldse? Kuule, vähe, 62. No 62 kilomeetrist saab päris ausad punktid. Tegelikult. Punktikatse pikkus 11. Rally Estonia punktikatse on sel aastal 21 kilomeetrit. Jaa. Noh, on küll ERC, aga ikkagi. Ma hakkasin just mõtlema, et see pühapäev 60 kilomeetrit versus mitu punkti seda võimalik saada on ikka päris raju tegelikult.
tuleb vajutada, tuleb kohe vajutada, sest seal pole enam aega midagi. Aga sellega ma arvan, et ongi hea lõpetada. Kõik sõbrad, fännid, kuulajad, mõtisklege. kuueskaik@delfi.ee ja andke meile teada, kas 60 kilomeetrist mitu punkti jagatakse pühapäeval? Palju... 5+7 või 5+8, ma ei mäletaski, palju see oli. 7+5 ikka. 7+5, kas 60 kilomeetri eest 12 punkti on õiglane või ei ole? Muidugi on. Arutame. Jah. Ma ei vaidle vastu. Demokraatlik, meil on demokraatlik podcast, arutame. Aga hääletame. Aga muud küsimused ja ettepanekud ja joonistused ja pildid on ka tuldud. Et ka fännid, kes on raja ääres, võiks saata oma seltskondadest pilte kuueskaik@delfi.ee ja siis tilgutame neid blogisse vahepeal. Jaa, muidugi. Tervitame teisigi eestlasi. Ja kuuleme juba homme õhtul. Just nii, kõik head. Kuues käik.